Oma tänaseid seiklusi me alustame ühes väga ilusas kohas, nimelt sügis on käes, veed on läinud jahedaks. See tähendab seda, et aktiivne harrastus kalapüügihooaeg on alanud ja selle puhul me tulimegi harrastuskalastajate mekasse, et vaadata, mida kõike siin teha saab. Mida kõike saab teha siin Fishing Village'is? Fishing Village'is ehk siis Kalurikülas saab teha, nagu nimi ütleb, siis erinevaid tegevusi kalastusega. Alustades sellest, et meil on võimalik panna korraga jõe peale või merele üle 50 inimese. Meil on 12 mootorpaati. Meil on jõelaev Johanna, mis on ehitatud 1936. aastal, selline raudlaev, millega saab siis lõbusõite teha. Ja meie agenda on siis propageerida harrastuskalapüüki, kõike selle juurde kuuluvat, et tulete siia, saate omale paadi, saate meie pealt kogu varustuse ja saate ka kaasa giidi, kes on siis professionaalne kohalik kalamees, kes oskab siis teile õpetada selgeks kogu selle kalapüügi ja samuti näitab ära kõik paremad kohad, kus kohas kala püüda. Siis on võimalik siit forellitiigist kindlasti kala kätte saada ja peale siis kalapüügireisi tavaliselt me teeme siis kalasuppi, räägime juttu, on siis kokkuvõte. Kas siin saab ööbida ka? Ja Kalurikülas on võimalik kuni 50 inimesel samuti on majutus. Meil on olemas paadimaja, kuhu läheb siis 7 inimest, mis on siis selline korralik maja, pluss siis kämpingud ja siis selle aasta ilmselt paljudele juba tuntud glamping, ehk siis suured sellised kuni 7 inimesele luksustelgid, kus on siis terrass, täisvoodid, soojustus, kõik selline asi, ja need asuvad siis jõe kaldal ilusti ja ägeda vaatega on võimalik majutada. Me oleme nüüd 2 aastat korraldanud jaanipäeva, mis on väga populaarne olnud ja samuti me teeme siis väiksemaid kontserte, oleme siin korraldanud, nagu näete, see hall siin on ka sellel kevadel ehitatud lahendus, millele me saime just uksed ette siin nädal aega tagasi. Me korraldame nii eraisikule kui ka firmale siis selliseid aktiivse formaadis suvepäevi, ehk siis nad tulevad siia oma firmaga, me teeme neile kalapüügivõistluse, suurima kalapüüdmine, mis iganes, samuti lisategevused ja siis õhtune tegevus siin Kalurikülas. Lisaks sellele on siis meil avalikud üritused, jaanipäev, ka merepäevad, mida me teist aastat korraldame. Nüüd kindlasti läheme ka sellega edasi, et ajame seda kohaliku aktiivse puhkuseelu siin Kalurikülas.